Riigikogus toimuvatel presidendivalimistel on võtmeroll Keskerakonna käes, leiab politoloog Tõnis Leht. Riigikogus on tema hinnangul realistlik parteidevälise kandidaadi toetamine. 3. oktoobril koguneb Riigikogu jälle presidenti valima ja et Eesti seekord presidendi saaks, peaks kandidaati toetama 68 saadikut. Politoloog Tõnis Leht ütleb, et nüüd on parteidel vaja päriselt laiapõhjalise kokkuleppeni jõuda ja ka koalitsioon võiks üksmeele leida. Ainult koalitsioonist loomulikult jääb väheks, et neil on 59 häält, et selles mõttes on äravalimise võtmed endiselt väga suurel määral Keskerakonna käes. Nii et ilma Keskerakonna igasuguse toetuseta on ülikeeruline presidenti Riigikogus ära valida. Tõnis Lehe hinnangul on Riigikogus presidendi valimine realistlik siis, kui kandidaat tuleb väljastpoolt erakondi. Sest ilmselgelt erakondadega seotud kandidaatide valimine käis meie parteidel üle jõu. Et senine valimine jäigi ju selle taha, et kõik parteid, enamik parteisid jäi jäigalt oma kandidaadi taha kindlaks ja ei toimunud päriselt tõelist katset kokku leppida. No tõenäoliselt oleme me olukorras, kus lihtsam on konsensust leida inimesele, keda keegi veel eriti ei tunne. Ja seetõttu pannakse talle lootused, et ta ei ole kellegagi seotud. Kuigi kandidaadi saab Riigikogus üles seada 21 toetushäälega, uurisime, kuivõrd tagaks presidendi äravalimise see, kui ta seataks üles mitte 21, vaid 68 toetusallkirjaga. Tõenäoliselt ongi ainuke mõistlik moodus see, et nüüd arutamiste käigus siis suudavad parteid nii palju kokku leppida, et need tõesti panevad usutavalt need 68 toetushäält lauale, siis on tõenäoline, et mõni piisavalt poliitikaväline väärikas kandidaat on üldse nõus enda nime üles seadma. Ma arvan, et see oleks väga mõttekas anda inimesele, kes siis jätab oma senise elu ja tõenäoliselt peab ikkagi olema täna väärikal positsioonil. Kindlustunne, et temaga lihtsalt ei jamata. Ka Reformierakonna juhatuse liige Urmas Paet nõustus, et 68 toetusallkirja võiks olla garantii, et kandidaat ka ära valitakse. Et kui ikkagi on nagu väga selgelt nii palju inimesi, Riigikogu liikmed kedagi esitamas, siis selle eeldus on olnud see, et siis põhimõtteliselt jah, on kellegi osas juba kokku lepitud. Politoloog Tõnis Lehe hinnangul peaks erakonnad olema huvitatud kokkuleppele jõudmisest, sest ühiskonnas on tunda nördimust ja avalikkuse silmis on poliitiline eliit läbi põrunud. Parteisid võiks motiveerida idee, mitte lasta erakondade ja ühiskonna vastandumisel teravamaks minna, lisas ta. Riigikogu fraktsioonide juhid asuvad homme vanematekogus otsima ühist presidendikandidaati. Ühtegi konkreetset nime poliitikud täna veel nimetada ei taha, kuid võimalikke kandidaate on palju. Ühist kandidaati Riigikogu erakondadel täna veel pole, kuid sotsiaalmeedias ringleb mitmete võimalike kandidaatide nimesid. Vabaerakondlane Andres Ammas ütleb, et väärikaid kandidaate võiks olla vähemalt 15. Diplomaadid Jüri Lõik, Jaak Jõerit, Mati Maasikas, Margus Laidre, Aino Lepik, Van Vireen, riigitöötajad, Alar Karis, Ülle Madise, veteranpoliitikud Liia Hänni, Paul-Erik Rummo, Jüri Adams, kultuuritegelased Tõnu Kaljuste, Valdur Mikita. Nii edasi, seda ringi võib lõputult jätkata. Neid inimesi on kümneid, ma arvan, kes saaksid selle rolliga hakkama. Reformierakondlane Urmas Paet ei pea uuesti kandideerimist kuigi tõenäoliseks. Ta nimetab võimalike kandidaatidena õiguskantsler Ülle Madise ning ajaloolane David Vseviovi nime. Heinz Valk ja Tarmo Soomere ja neid nimesid on palju igasuguseid kenasid ja põhimõtteliselt kindlasti ka sobilikke inimesi. Lihtsalt kogu probleemistik täna taandubki sellele, et ei ole teada nende valmisolekut. Keskerakondlane Jüri Ratas ütleb, et ühtne presidendikandidaat võiks tulla nii kultuuritegelaste, teadlaste või ka diplomaatide hulgast. Meedias nimetatud nimedest peab Ratas tugevateks Jüri Luige ja Ülle Madise kandidatuuri. Ratase sõnul võiks see olla tuntud inimene, kellel pole võõras Riigikogu ja valitsuse töö. Kui tal on head eeldused ka kaitse- ja välispoliitikas, see oleks suur pluss ja kindlasti ei lähe mööda külge ega maha, kui on ka hea klapp või siis ütleme diskussioon kohalike omavalitsustega. Marko Mihkelson arvab, et selgust võib kandidaadi osas saada juba homme pärast Riigikogu vanematekogu nõupidamist. Ma väga loodan,
et nende kohtumise järel öeldakse välja see nimi, kelle taha siis poliitilised jõud 3. oktoobril koonduvad. Rainer Vakra tõdeb, et sotsiaaldemokraadid on võimalikke kandidaate isekeskis juba arutanud. Ja loomulikult, et juba eilsel päeval oli esimene selline juhtkonna koosolek, kus mõningaid nimesid arutati ka neid kandidaate, kes on juba täna presidendi nii-öelda rallis ja presidendi valimistest osa võtnud ja mõningaid nimesid kirjuti juurde. Konkreetsed nimed jätab aga Vakra enda teada. Presidendivalimiste läbikukkumist valimiskogus on kommenteerinud ka meie naabrite Soome ja Läti ajakirjandus. Soome juhtiv päevaleht Helsingin Sanomat kirjutab, et tegemist oli protestivalimistega. Kõigepealt oli see protest Eestit kaua valitsenud Reformierakonna vastu ja teiseks haldusreformi vastu, selle vastu, et valdasid tahetakse vägivaldselt liita. Allar Jõksi nimetab leht protestikandidaadiks. Õiguskantslerina nõudis Jõks rangemaid karistusi erakondade rahastamise kuritarvituste eest ning poliitilise otsustamise suuremat avatust. Siim Kallase kohta ütleb Helsingin Sanomat, et tema kogemust küll hinnatakse, kuid osa rahvast suhtub temasse sügava umbusuga. Tema usaldusväärsust räsivad seniajani 90. aastate rahaskandaalid. Lisaks esindab Kallas sugupõlve, kes on olnud juhtivatel kohtadel ühiskonnakorra muutumisest hoolimata. Valimistulemus oli ka protest liialt keeruka valimissüsteemi vastu. Eile õhtul pidasid paljud kummaliseks seda, et rahva ülivõimas soosik Marina Kaljurand ei pääsenud viimasesse vooru. Ajaleht Ilda Sanomat arvab, et Kaljurand võiks nüüd olla kompromisskandidaat uuel ringil Riigikogus, kuigi tema šansid eriti suured ei ole. Sama kehtib ka Mailis Repsi kohta. Igatahes hakatakse nüüd lähipäevil usinalt otsima niinimetatud musti hobuseid, leiab Ilda Sanomat. Soome Rahvusringhäälingu Yle Tallinna korrespondent Marjo Näkki võtab asja kokku väga tabavalt. Eesti presidendivalimiste praegune süsteem soosib poliitilisi kokkuleppeid ehk lehmakauplemist. Poliitika on palju toorem kui see unelmate maailm, milles Eesti presidendivalimiste süsteemi loojad elasid, sedastab Näkki. Ega Läti ajakirjanduses just väga tihti ja väga põhjalikke Eesti kommentaare ilmu. Tavaliselt piirdutakse uudisega. Eesti presidendivalimisi on seni kõige põhjalikumalt käsitlenud kolleegid Läti televisioonist ja raadiost. Ajakirjanikud leiavad, et eilne tulemus oli ootamatu, peegeldades küll demokraatlikkust, kuid samas ka poliitikute nõrkust. See viimane otsustamatus tundub lätlaste jaoks olevat Eestis midagi uut. Olen ise Läti Seimi istungeil palju kuulnud, kuidas Eestit seatakse reforme kavandades eeskujuks ja nüüd äkki selline olukord presidendivalimistel. Läti raadio vahendas Eesti poliitikute ja politoloogide arvamusi, et Riigikogus sobivat kandidaati leida on keeruline. Võimalikest persoonidest nimetatakse Jüri Luike. Latvia Savise edastas eile kellaajalist otseblogi Estoniast. Osa väljaandeid on vahendanud Läti uudisteagentuuri Letta ja Postimehe infot kandidaatide ning valimistulemuste kohta. Läti meedias oli see eile üks olulisemaid uudiseid. Lätlastele läheb Eesti president korda, sest Balti riikide juhid suhtlevad tihti. Ametiaega lõpetavad Toomas Hendrik Ilves teatakse Lätis hästi, hiljuti näidati televisioonis ka temast valminud saadet. Teisalt, et uue presidendi saab riik üle kivide ja kändude, pole lätlaste jaoks nende enda viimaste riigipeade valimisi meenutades midagi uut. Uus on, et nii juhtus ka Eestis.